No Mairold, räägi mulle, mis juhtus? Selles mõttes, et eelmise pausi ajal ma nagu olin keskmisest äkki peal ja ma ütlesin neile õues seal omavahel seal rääkides, et ma võiks vabalt ära minna jalutada, et siis nagu rahades ka. Ja siis 10 minutit hiljem ma pidin 9-tega pidin all-in'i taguma ja hästi kunn oli vastas. Ehk siis kaotsin oma põhimõtteliselt kogu stacki ära 10 PB-de järgi, millega ma see viimased pool tundi tiksusin. Korjasin blinde ja andsin jälle ära. Ja siis lõpuks tulid 10, millega oli vaja Buttonilt all-in minna. Ja Herli, kes oli big blindi peal, ei saanud enam foldida hästi poisssuutediga. Ja siis hästi oli flopis ja siis edasi on tavaline pokker. Arusaadav, mina näen selles positiivselt seda, et mind võitsid, ma kuksin kohe esimesel päeval välja, aga et Herli sai sinust äkki, et vähemalt oleks äge, kui Herli jõuaks sinna päris kaugele finaallauda, siis oleks vaja hea ka selle. Muide, kui ma hakkasin lauast ära kõndima, siis Herli pakkus mulle lohutuseks väga kihvti asja välja. Et ütles, et ma läheksin seda 500 Mystery Boutit mängima, et ta stegib ja 50-50, ehk siis ma lähen kohe istun sinna lauda. Väga kihvt tegelikult, aga vaata, see on sportlasena, vaata see ongi, et lähed välja, võid tiksuda kuni cash'ini välja rahadesse, aga tegelikult ikkagi tahad mängida, et mängust ei loobu, et selles äkki mõni hea käsi või see, et kahe otsaga asi, aga see, et kui nii kaugele oled jõudnud, tulnud ka siia reisinud, et sa ikka mängid, kui on võimalik mängida. Vot see ongi, et ma just nagu rääkisin enne pausilt tulekut, et ma läheksin, istuksin välja, kui ma neid 9 nägin ja mul oli ainult üks vend seal big blindi peal, kellelt oli see vaja ära võtta, siis ma järsku mõtlesin, et kurat, aga ma ei tulnud siia lihtsalt rahadesse jõudma, et tegelikult tahaks rohkem, et sealt pigem tuli. Aga uus turniir on peal, käib, et soovin edu ja head mängu. Tänud!